3:55 ja me hakkame lendama Madeirale. Ja kõigepealt me lähme siis Visco Riiga ja sealt edasi mingi 30 minti vist on ainult vahe ja siis lähmegi juba Madeirale. Ja hommik algas muidugi ülihästi, nagu reaalselt ma ei pannud omale äratust. Nii et kui EMS ei oleks üles ärganud, siis 100% ma oleks mingi kella 7 hommikul rahulikult maganud ja 2:45 pidi äratus olema. Nii et väga hästi algas see reis, aga õnneks jõudsime ülest ja nüüd on veits aega, kell saab 4 kohe. Nii et varsti minek. 5 miljonit. Nii, kohal saime lambist toa ka kätte juba. Kell on alles mingi 12 saab. Tavaliselt ikka ei saa nii vara. Siuke armas toakene. Väga ilus. Aga noh, merevaatega tuba tähendab siin siis seda, et sul on mingi täiega maju siin ees. Ja siis on meri seal. Seal sõidab see cable car ja ei tea, kas tõesti näha on. No jah, vähemalt on soe ja mõnus. No, sa oled rahul? Yes! Nii, nüüd on siis kell saanud 5 varsti, kohe saab. Natuke saime isegi päikest võtta, kuigi praegu on ülipilves. Aga ennem ikkagi seal hotelli katusel saime olla. Ma arvan, mingi 2 tundi vist olime isegi või? Ma ei tea, minu arust nägu on veel valgem kui ennem. Roheline saab üle minna. Ja nüüd me lähme siis otsime söögipoe. Ja ma ei tea, vaatame. Igatahes hinnad tunduvad küll väga mõistlikud siin. Üle tee oli ennem mingi kohvik, seal oli cappuccino 1,40, mis on minu arust väga odav. Eestis küll siukse raha eest enam kohvi ei saa. Nii et ma ei tea, praegu ongi plaan, lähme võtame vett. Pole väga söönud ka midagi täna. Võib-olla ei tegelikult sööma ei hakka praegu, 7 on meil õhtusöök. Ja siis jah, liftiga tulime praegu alla siis lambist. Õnneks ei öelnud midagi lolli, ma lihtsalt ütlesin, et meil on nüüd 2 tundi aega. Ja siis mingi vanem paar oli seal ka liftis ja siis nad on alguses vait ja siis ütlesid, et tere, me oleme ka eestlased. Midagi lolli ei öelda. Et ropetame. Ja neid pidi veel 6 meie hotellis olema. Ma ei tea, ma ei arvanud, et siin väga palju eestlasi on, aga tundub, et on. Nii et igatahes jah, vaatame ringi. Janarile valge särk. See väike. Mingi beebide oma. Me tulime siis nüüd just toidupoest. On reaalselt nagu suur kott asju täis. Võtsime 2 pudelit veini, 1 pontsa, mingi väikse saiakese. Nüüd veel võtsime trühlijuustu, suure karbitäie oliive. Veel midagi või? Krõpsu, suure paki bataadi, mingid krõpsud, asjad, mis Eestis on jumala kallid. Ja terve see kott läks maksma 20 €. Nagu what the fuck. Pean siit midagi mööda pääsma. Et siis ma olin valmistunud, et Portugal on ikkagi pigem siuke kallis maa või no sama nagu Eesti enam-vähem. Aga siin on ikka tõesti odav. Nagu odavam kui Türgis. Odavam kui Türgis reaalselt. Nagu ma ei tea, ei no tore.
selles mõttes sobib, et on odav. Horvaatiaga võrreldes ikka, ma ei tea, poole odavamad hinnad, kui mitte rohkem vist isegi. Streleetsia. Pidid mingid väga lahedad lilled olema. Meil on väga kallid potililled, aga näed, siin võitsevad looduses. Meie hotell, süksel väga armsal tänaval. Mis puud need on? Oi. Tead või? Tamme allee tundub rohkem. Need on härid ka ju. Vaat ei tea. Väga ilus allee. Need seal võitsevad aastalussa. Need on suured, issand need. Ahtused meil on ahtused. Vaadata neid 10 aastat ja on ka nagu sitaniket. Ehk siis kõik see oli 20 eurot. Veed, see on mingi Madeira, ma ei tea, kohustuslik jook, mida peab siin proovima, poncha. Neid on erinevate maitsetega. Me võtsime siis passion fruit'i oma. Ma ei tea, proovime. Veinid, ma ei tea, seal oli kirjas, et need olid mõlemad vist täishinnaga mingi 10 ja praegu maksid vist mingi 2 või 3 euri trühvliust. Ja siis mingi sai või noh, ma ei tea, mingi kookose asi. Nii, test. Ei vaimustus nagu väga. Kookose maitset. Ma mõtlesin, et see on hästi kookosene, aga ei olegi. Nagu hea. Ja see oli ka mingi 70 senti vist või? Väga hea. Aga see vist on rohkem nagu mingi prantsuse köök, mulle tundub. Aga ei, oi. See juust jahvatleb mind. Ikka siis. Trühvli juust, issand. Ja ta on mõlemad Madeira veinid on ju. Portugali. Või jah, Portugali. Väga hea. Kolesterool hea puh. Võtsime siis väikse tükki trühvlijuust. Tõesti hea. See on küll hea. No tõsiselt hea. Kujuta siis nii tüü pole vist päev otsa mitte midagi söönud. Pead seal karpi. Hommikul kell 4 öösel sõime Tallinna lennujaamast räppi. Ja siis ma sõin siin mingi assai bowliga, või no see polnud bowl, see oli mingi väike tops. Ja siis kohvi. Männa. Siit poolt. Ma tõmba oma pikkade küntega. Esimene matšaan. Pidid matkareisile tulema ju. Kivi on sees seal ja jääva. Õised ongi kividega muide. Sa sõid nii hooga lihtsalt. No nii, Madeira oliiv. Väga head on. Aga kõvalt ainult. Aga väga head. Poncha. Poncha test. Test. Poncha. Oih. Issand, see lõhnab nii vängelt. No see on nagu limoncello lõhnaga. See on rummi põhjamast. Ma ei oska midagi arvata või öelda nagu mida ma tundub nagu lõhnab nii kangelt, aga maitset siis on nagu limonaad. Issand, kui kange see on. Mitu kraadi? Jeerum. See on ikka kange, sa panid pool klaasi. Mitu kraadi see on? Issand, mul läks juba sees soojaks. 30 kraadi. Ja nagu limoncello siis. 20. Nii, meil on siis päev 2. Eile läksime suht vara magama, õhtusöök oligi 7. Sul ammendad seal. Õhtusöök oli 7, sõime kõhud täis ja ma ei tea, ma vist mingi 9 küll magasin juba ja 10,5 tundi und, nii et väga uni oli. Siis käisimegi hommikust söömas ja nüüd siis tulime matkama. Plaan on leida üks Levada ülesse, sinna minna ja siis ma ei teagi, vaatame kui pikk, see oli vist mingi, ma isegi ei tea kui pikk see on, ma tean, et kodust on meil sinna 2 kilti kõndida, nii et mingi kilt on vist veel minna. Mega ilus on, jõhkralt ilus, puude fänn,
aga ma ei tea, keskmine vanus, mis siin on mingi 70+, sest nagu enamus inimesi on mingi rulgaatorite ja karkudega ja... Mina olen plikake. Luiget siin ja... tea, kas nad võivad kurjad ka olla või? Taimefänn. Linnud. Kui suur laev seal parem on. Jõhker. Vaata, kogemata ühe pudeli veini rohkem jood sinna peale satuvad, siis homme võid USA-s ärgata. Või noh, mitte homme, aga natuke hiljem võib-olla. Tõime kõige õudsemad rajale. Me pole isegi veel siin rajani jõudnud. Inklain on mingi 20% vähemalt. Jõhker. Igatahes vahepeal käisime ossima. Leidsime selle turismibüroo. Käisime erinevates ja võtsime ära homseks Eastuuri ja laupäevaks Vestuuri. Ehk siis teeme kogu saarele tiiru peale. Aga jah, praegu on ikkagi plaan üks Levada üles leida. Aga kõige parem oli see, et kodustki ma panin sisse selle Levada rajamas ja arvasin, et sealt algab rada. Tegelikult ma panin sisse mingi Levada turismibüroo, mida polnud isegi olemas enam. Nii et me kõndisime mingi 2,5 kilti sinna. On me vaatasime, et oh my god, mu pulss 148. Et siit peaks minema 600 meetrit. Ma ei tea, ma arvan, kui me sinna mäe otsa jõuame, siis ma ei jõua enam. Leidsime ülesse oma Levada. Istanduste jaoks. Siin peab nii kitsas. Kõik ongi nii kitsad või? No siin ei saagi siis ju palju inimesi kõndida. Ei saa ju läbi. No vaatame. Nagu reaalselt need ongi mõeldud kõndimiseks või? Ma olen nii lai, et ma ei mahu siin kõndimagi. No, sai matkatud küll 10 tundi juba. Tegelikult need on nii õudsed kokteilid. Okei, margarita on enam-vähem, aga see on küll suht kõve. Kuidas kommenteerid? Väga õudne, ma ei ole nii õudsat mohitot saanud. See peaks mojito olema. No Madeira mojito, aga siin on ponsa sees. Kui on ponsat, ehk siis kohaliku samakat sisse pandud. Nii et iial ärge jooge seda. Äkki teistele meeldib. Vihma sadas vahepeal ja jope panime juba selga ja matk jälle lõppas kuskil veinimajas. Marin tõi mind. Ma ei tea, tulime sisse, küsiti, kas tahate proovida. Medium sai, noh, ja teistest siis. Nii sükke nagu. Need on need. Mina veinimas on sellised. Mis sulle ei maitse või? Nad on teistmoodi tehtud. Ei ole nagu tavaliselt tuleb veiniga. See magus on poolsed. Sulle maitse? Ei ole. Teistest. Näeb nagu. Nagu väga huvitav. No, and you see, and sweet, and sweet. ¿Cuántos son? ¿Son 3? 3? 2. Thank you. And sweet. Okay. Medium sweet. Nii kiiresti tulevad ette, et ei jõua. Ma ütleks, et on nagu jõuluvein. No need ongi need. Nad on teistmoodi. See on parem, jah? See on see roheline. Medium sweet, aga see oli... No see on ehtamalt muidugi. Kui seda kaasa ostes, peaks ikka Madeira veini ostma. Portugali veini, mida siin Eestis ka. See on juba. Siin on siis kõik
aastaarvude järgi veinid. Igal pool kõik need, mis on seda lihtsalt. Ja minu aasta on siis 96 ja see maksab 125 €. Sinu aastat ei olegi kahjuks siin. Aga siin on näiteks 1850 ja see on 1900 €. Väga vahva koht, siin sai tasuta alkoholi. See on tõesti ja see on siuke koht, kus ei peaks mitte midagi ostma, võiks välja sammuda. Aga me ei sammu, aga lisapärast ostma pudeli kahe. Jaa, mulle meeldis see roheline kõige rohkem. Ma võtan seda kaasa. Kõik pitsid jäime ka tühjaks ja MC-le, mis oli see, ta võtab seda. Mina võtan seda. Ja mingit kooki saime ka, aga unustasin filmida. See oli väga hea, ma võtan seda ka kaasa. Nii, siin müüakse siis tänava peal igal pool kastaneid. Tuhast võtetatud. Nagu Habus või? Nagu lõkkas seda kartulile, seda tehakse kastane. Head ju. Ongi nagu kartul maitseb. Nagu tuhakartul. Kui keegi ütleks mulle, et see on ahjukartul, siis ma usuks teda. Vabalt. Mitte ahju, vaid tuhakartul. Lõkke. Lõkkekartul jah, nagu fooliumi sisse paneks, täpselt samasugune. Jõudsime lõpuks siis ookeani äärde. Nii, täna meil siis kolmaspäev ja lähme idatuurile. Et kohe varsti vist buss tuleb, võtab peale ja siis 5-ni on reis. Ja vaatasimegi, et mõistlik on need reisid ära teha täna ja homme, sest et täiesti pilves on. Seal mägedes ei ole vahet, kas on pilves või mis. Esimene emotsioon meie luurist. Ema bussijuhti nägi, siis ta küsis, kas me saame tagasi minna, et kas see taak viibki meid mägedesse. Ma arvan, et ta on mingi 70 umbes. Mina ei tea, väike taedu. Neljakesi olema. See on bussis. Esimene punkt on, tulime mingit kuju vaatama. Sama, mis on seal Brasiilias. Aga siin on lihtsalt väiksem. Matkaselg päev 2. Tahab ronida, kui mäest alla üles ei jõua tulla. Tule, nüüd buss läheb minema. Tulime mingit kirikut vaatama. Ma ei tea. Siin on mingid vaated või noh. Ma ei tea, kui vaadet äkki näitab nime. Meil vist bussijuht suri ära, sest me oleme juba 10 minutit ootame siin, kõik on juba valmis minema ammu, mul on juba külm veits. Aga bussijuht pole enam. Vaatame siis veel natuke. No, bussijuht oli ikka elus, jõudsime oma järgmisesse punkti. See on siis Madeira kõige kõrgem punkt. Jõhkrad vaated on siin ikka. Vaatame sinna üles ka. Sellised vaated siis. Oleks veits rohkem aega, siis siit saab minna sinna otsa ka, aga maksis 3 €, aga meil ei ole vist siin nii palju aega, et sinna minna. La ruta este, el mirador, toda la vez. Un día sabías la de menos y partido. Siin on suht huvitav, ma arvasin, et siin on hästi külm, aga tegelikult nagu jahe on, aga ei ole väga külm. Aga siis, kui me siia mäkke sõitsime, siis seal vahepeal oli küll vihma sadas. Täiesti udu oli, mitte midagi näinud. No umbes nii nagu seal on. Ja siis oli nii naljakas, seal on mingi täiesti paks mets, nagu Eesti metsas oleks lehedaid kollased. Ja siis seal metsas olid valged lambad, nagu kodulambad, lihtsalt keset metsa. Siin on oma järgmisesse punkti. Täiesti ikka siuke nagu troopika. Siin on mingid need, siin ongi need, siin on mingi forellifarm. Nii väiksed. No jah. Võib-olla üleval pool on suuremad. Suured on ära söödud. Need alles kasvab.
veits nagu siukest uduvihma sajab. Ja siin on suuremad juba. Ilus koht. Jällegi. Veits libe on ka. Nad ei kasva ja vaata, mis ta siin vohab. No kurat ei kasva kodus. See on see luuderohi. See on ka levada või? See on ka levada või? Kurat, nii libe on siin nende tassudega. Vaatagi armsad basseinid neil on siin. Neil on siin hea elada. Okei, done. Next stop, please. Järgmine punkt. Siin on mingi vaateplatvorm klaasist. Päris kõrge on seal. Ja tee sealt tagasi mägedest oli nii käänuline, et mul üks süda isegi pahaks veits. Siukest asja polegi enam näinud, et tellid koka, aga klaas tuuakse Pepsi Max. See, mis selle koha nimi oli? Santana või? Siin on põhimõtteliselt see koht on siis tuntud siukeste majakeste poolest. See on praegu bussipeatus, nii et me lähme vaatame neid õiged majakesed ka üle. Aga ilm on sitt, tibutab täiega või no siuke uduvi. Mul on jumala külm sees, ma ei tea. Loodan, et haigeks ei jää. Sellised numpsikud need siis on. Mida minu giid räägib selle maja kohta? Need on väga armsad Santana majakesed ja siin elasid kunagi kohalikud nendes majades. Siin linnas on veel neid maju, osad on privaatsed, seal elavad päriselt ikka veel inimesed sees, aga osad on siis jäetud ainult turistidele vaatamiseks, nagu siis need siin. Vaatame sisse ka. Machines from the whole country. Ruumiga pikkus. Nothing yet today. Very much. Make a lot of smoke. And the fireworks will come out there. On või? See on siis see poncho. See. Sorry. There's not a lot to drink inside. You have to go outside and you can share all together. Okay? Väike testing. After you finish, if you want to buy something, you go and ask the lady there. And I'm going to wait in the car and stay about 20-25 minutes. If you want to take pictures around there, you can take it safe in place over there. Onge nii teistsuguse maitsega kui muidu. Samaka maitsega. Vaatasin märk. Aga vähemalt äkki saab sooja sisse. Jõhker mägi ikka. Siin on siis Madeira mingi surfikool. Surfavad kõik siin. Nüüd on siis meil viimane peatus ja nagu mingi siuke koht. Lennuk lendab, tõuseb. Seal ongi lennuväli.
just tulime siis siit mägedest ülesse. Ja seal all on siis vist üks ainsamaid liivarandu ja see liiv on toodud Marokost siia. Muidu on kõik hästi siuksed kivised rannad. Nii, täna on siis päev number 3. Ei. Mitmes päev täna on? Mis päev täna on? Laupäev, 4. päev. Ta on 4. päev. Ja tänane plaan on siis minna Vesturile. Ehk siis sõidame teise saare külje läbi. Loodame, et on sama bussijuht, Manuel. Me lihtsalt ise otsisime välja, et mis reis on ja siis me lugesime selle kohta, kus me käime ja mis me teeme, sest ega ta väga ei rääkinud meile midagi. Aga viis rahulikult kohale ja saime elusalt tagasi, sest algul oli kartus. Sinul? Ma ei tea, minu arust siin pole mitte, siin on täiesti tavalised teed, nagu siin pole isegi, ma ei tea, mida sa kardad. No sinu jaoks on tavaline, minu jaoks ei ole. Digitööd ei osanud küll. Igatahes, kell on 8 kohe, 8:30 või 8:30 tullakse järgi. Ja siis on jälle kava järgi peaks olema kella 5 see reis, aga eile me olime ka juba 3:30 tagasi. Sest et no me olime 4 ka sellel reisil, siis lähebki kiiremini. Et jah, ilm on ka suht siuke, ma ei tea, suht pilves ikka jälle. Aga samas seda tuuri on hea siis teha. Et jah, vaatame siis, mis see päev toob. Tänane tuur on juba paremini alanud, sest et me oleme 10 minutiga saanud rohkem teada kui eile terve päeva jooksul. Tänane giid on ikka vähe asjalikum. Terve tee, kui me siia esimesse punkti sõitsime, siis ta rääkis Madeira ajaloost ja nii et ikkagi tundub parem ja siin on nii soe. Ma olen täna nii paksult riidesse pannud, sest mul oli eile külm. Ja siin on tegelikult ikka väga siuke nagu troopiline õhk. Igatahes me oleme kuskil Kaluri külas nüüd. Siin meil vist on aega mingi 20 minti, saame ise ringi vaadata ja siis liigume edasi. Täna vist oli mingi 9 punkti selle kava järgi, mis neil netis oli. Et jah, aga eile oli tegelikult ka, eile oli rohkem kohti, aga me käisime vähem. Võib-olla ta lihtsalt ei viitsinud meiega sõita. Vana väsinud. Meie järgmine stopp on siis siin, kus on mingi vaateplatvorm, aga no sinna sõitaks inimesi. Ja ma näitan siis, siin on siis Euroopa kõige kõrgem klaasplatvorm. Ja siit näed siis siia alla. Joo. Jõhkrad kaljud ikka siin. Nii, 3. peatuspaik. Ma ei mäleta, mis tahtsin öelda, et me oleme nüüd siin, aga ma ei mäleta koha nimegi. Igatahes siin on põhivaatlusväärsus see kirik seal. Mingi väike linnake ühesõnaga. Mingi turg ja mingi, ma ei tea, mis siin pidi veel olema. Ühesõnaga. Vaatame. Aga no ma ei tea, eks siin kõik nagu siuksed külakesed on suht samasugused. Ma ei tea, ma ei saanud aru, kas midagi läks juurde põlema. Kui läks, siis läks see, aga ma ei ole kindel. Kirikus. Istume siin nüüd siis siin väikse mäe ees. 11 on aega. Lahemägi või? Nii, järgmine punkt on meil väike jalutuskäik. Ponta del Solis või Do Sol vist oli see. Igatahes see Madeira kõige päiksepaistelisem koht. Ja noh, siin natuke ikka on päikest ka lõpuks. Nii et 10 minti jalutame siit kuskile otse ja siis bussijuht võtab meid peale seal. Nii, me jõudsime oma, ma ei tea, mitmendesse punkti ja see on siis Seychelles ja see on selle poolest tuntud, et siin on need, aga seal teisel pool on need natural basseinid tehtud looduslikult. Jõhker loodus ikka, jõhker. Ja siin on siis liivarand ka, hästi vulkaaniline. See on lõunapaus ja ilmselt tahtis
seda oktopus, mis see on neist 8 jalga? jah, no sain ka. minu arust tuli nagu suur plaaditäis friikartuleid. aga no, mul on ka kartulit juures, ma mõtlesin, et ei ole. ma võtsin selle kala, mis me eile sõime, see kohalik espatada, mis iganes, passion fruit kastmega, see oli ülihea. kuigi seda 8 jalga on ikka no ka. maitse nüüd juba. Tai pohk väga hea ei ole. Võin sulle öelda, et ma olen välimuselt paremat söönud. Paha või? Silk, mis silk. Emps leidis Janarile siis särgi. Sest iga kord, kui ma käin reisil, ta nõuab valget särki. Kõriauga. Nüüd ma ostan selle ja enam ta ei taha ühtegi särki. Järgmise korrani. Nii et see, kus me praegu oleme, on siis Porto Monits. Siin oligi meil siis lõunapaus ja nüüd on aega veits veel. Ja siis ma ei tea, minu arust on juba nagu kõik kohad käidud, kus me pidime käima. Ja ma ei tea, 2 päeva järjest ikka suht hakkab korduma ikka kõik need kohad. Või mitte korduma, aga saad nagu ikkagi ühe tuuriga minu arust pildi ette, milline see saar on. Ma ei tea, siin tänasel reisil on minu arust kõik lihtsalt sellised väiksed külakesed või linnad ja siis mäed igal pool. Nagu ilus küll, aga ma ei tea, mul veits kopp ees. No, ühesõnaga, nüüd on saar nähtud, ringi peale tehtud ja nüüd on puhkus. Aga no, mida sa puhkad siukse ilmaga? Siin on tuuline. Siin on ikka igal pool täiesti erinev ilm. See eelmine linn, kus me olime, seal oli jumala palav. Me jätsin isegi tagibussi ja nüüd meil siin linnas on jälle jumala külm. Ja mitte jumala külm, aga jahe ikkagi. Ja esimene kohv ka siin. Hommikusöögil meil on põhjus kakao. Tõeline kohv. Kohvi pole siin normaalselt olnud. See kakaolaadsed tooted. Okei, pai. 10 kui närvis oled. 9,5. Kurat, nad ei arvestanud. Me ootame üksteist praegu. Praegu oleme juba Meil siis tänases bussis oli siis üks rukke vanem paar ja siis siin oli üks hindupaar. Ja me pidime 15 minutit tagasi juba välja sõitma siit lennakesest, aga neid ei ole. Bussijuht ütles ka, et 10 minti välja siis lähen minema. Vaatame, kas jõuame. No nad ei saanud aru võib-olla, mis kell kohal olla. No kui aru ei saa, siis oled varem kohal. Siis ei lähegi kuskile bussist kaugemale, kui aru ei saa. Kuri bussijuht. No mul on tast taga. Ahid veel ootama. Nii, nüüd meid toodi Loorberi metsa ja see on siis Madeiral on maailmas ainukene koht, kus seda saab niimoodi vaadata, mitte kuskil mujal. Ei ole sellist. Ja see on siis, mis ta on UNESCO alla läheb, on ju. Ikka huvitav pinnas on siin nagu kuskil savannis oleks. Issand, kui lahe, vaata. Saad sinna puu sisse minna. Kus äge? No nii, meil on nüüd viimane peatuspaik. Nüüd oleme siin Ponta do Solis. Ma ei tea, ma arvasin, et meil oli see juba ammu ära, aga hoopis nüüd oleme siin. See peaks siis see külake või linnake olema, kus on kõige rohkem päikest. Aga ma ei tea, täna siin küll mingit päikest ei ole. Nii, täna on meil siis 5. päev. Täna magasime suht kaua, mingi 8-ni vist, veerand 9-ni. Ja siis eile käisime veel korraks väljas. Mõtlesime, et lähme vaatame, kas siin on mingit, ma ei tea, kokteilibaari või mingit lounge'i või kohta. Aga kõndisime siit ookeani äärde, võtsime tee pealt mingid ühed pontsad. Ja siis peale seda põhjust kõndisime koju tagasi, sest lihtsalt nii väsinud oli olla. Tegime seda nägemeid poisse, kes seal breiki täis. No ja mingi breiktantsuvõistlus oli seal. Siis vaatasimegi seda seal mingi paar minti ja siis tulime koju tagasi. Ja nii väsinud oli olla, lihtsalt nii kui peapatja puudutas, siis siuke uni tuli. Nii et siis täna nüüd, isegi natuke saime päevitada või mingi 2 tundi olime seal katusel basseini ääres ja siuke nagu vine all veits. Väga soe. Aga jah, soe ja ma ei tea, vist nagu mingi kerge jume võib olla isegi natuke sai peale.
nii et nüüd me lähme, täna pole üldse kõndinud. No üks siin ei saa kõndida, kõnnib nagu ma ei tea, mis asi, mul matkaline. Trepid. Sääred valutavad. Igatahes, nüüd lähme jalutame, vaatame, shoppame võib-olla natuke. Kuigi siin vist mingid põhilised, ma ei tea, ostukeskused vist on kinni täna, sest pühapäev on. Aga vaatame, äkki see shopping street vist peaks lahti olema. Ja siis lähme sinna. Ja siis me tegime väikse shoppingu. Hästi väike shopping. Taevas on ka ilusamaks läinud, et homme vist on ilus ilm nüüd. Jalutame tagasi koju ja sööma krevette. Hotellis meil on siis a la carte. Esimese käigu sööme ära juba, see oli mingi salat lõhega. Ja nüüd teine käik on krevetid, riis ja mingi asi. Noh, on hea või? Maitsev. Väga maitsev. See ei ole viinapudel, see on vesi. Nii, täna on meil päev number 6. Kas siin ei olegi väga rohkem midagi teha enam kui Viimased ringid. väike kokteil ja kõik on juba ära vaadatud, et täna päike ka ja noh, see oli jõu. Normaalne, suht magus. Aga Aperol vist ongi siuke. Ma ütleks, et mul ei ole väga magus. Ei ole magus või? Ma ei seganud. Miks see ork siin sees peab olema? Ei, paras. Mul on kõrris juba katki. Paras. What the fuck? Hästi paras. Nonii, päev number 7. Ehk siis viimane päev, homme koju. Nüüd lähme teeme oma mingi turutiiru. Käime veel veini koes. Ema vastab kingitusi. Oma töökaaslastele. Ja ma ei tea, ma vaatan niisama. Täna saime ka päevitada, vaid sama seda ülemist basseini ei näida filmidki kordagi. Et jah. Mida ütled reisi lõpetuseks? Alles tuli näha. Kiirelt läks jah, väga kiiresti. Ja ikkagi süda siia jääb. Jah, ei ilus koht. Euroopas üks ilusamaid, aga rahulik. Ilus, aga rahulik. Matkareis. Jah, päästame kodutuid ja. Meil võiks ka nii ilusad hurmaad Eestis olla. Mingid siukseid junne meil ei ole. Kastaneid me sõime, banaanid, igasugused asjad. Ma ei oska midagi rääkida, sest ma ei tea, mis need on. Papaiad, kivid, suht kallid vist või? 5 euri on viinamarja kilo. Palju granaatõun on või see dragon fruit. 25 eurot kilo või? Jumalauta. Aga ilusad letid. Mingid spice'id, kuivatatud, mis see on, tšillikaunad või? Aa, jumal lahe. Need on kõik siis need samad koogid, mis me proovisime seal veinimajas. Suht suur valik. Aga ma arvan, et nad maitsevad kõik suht samamoodi. Aga igatahes väga head olid, nagu siuke piparkook, jõulukook. Võtsime neid koju kaasa ka. Nii, me saime nüüd siis proovida mingeid asju. Hola, nice. Yes, and the last one. Ma võtsin tähe peale siukseid asju ja siis saad proovida. No. Lakud oma. See viimane oli kõige parem. See oli seda me ei proovinudki või? Ei, mis ta tahtis? Seda me võtsime. It's the same, yes? Yeah. Yes. One. Just Also. something sweet. Me võtame selle selle kollasega. Okay. Jep. One. Yes. No, prankrett. tuleb nüüd 3 puuvilja ja. Mis sa arvad, palju läheb? Käi seal sees, ei tohti filmida, aga 3 puuvilja läks 16,95. Jõhkrad hinnad ikka. Aga sellel mutil hakkas vist kahju, nii et ta pistis mingi asja veel meile siia kotti. Pool ananassi.
see ei ole ananas. Jaa, pool ananas. Ma arvan, et nad lihtsalt nagu kuskil mujal ilmselt on odavam. Lihtsalt siin turistiturul on kallis äkki. Ma arvan, et meil küsiti ikka korralikku turisti hinda, sest et nagu need 3 asja maksid 17 € ja siis ta andis veel selle lihtsalt peale kauba, tappis kotti. Aga nagu ma olen õnnetud. Muidugi kilo hind on seal osadel see on nii kerge lihtsalt. 50 ja see on natuke raskem, aga what the fuck. See on raske ja see oli 39 € kilo. No see oligi kõige kallim, ma arvan. Aga nagu need 39 € kilo, no see on mingi 300 grammine. Mõtle ise siis. ei ole nii palju. No 250 grammi. No, enam. Janar tahtis. Ma olen pluussi. Teist ka lörbid. Siuksed siis nad, et ma arvan, et seda kollast ka vist olen söönud täis. Roosat kindlasti, aga ma arvan, et kollast ka. Seal küll nii appu polnud see. Seda me ei maitsnud. Ma ei tea, kõik on ikka siuksed passionilised. Näita, mis nagu maksab 17 € puuvini. No aga ma saan maitsta vähemalt. Ma ei tea, kas ma saan seda. Marakuja oli, ma ei tea, mingi 50 paneks talle vist. See on ju. Oh my god. Osa, see on küll hea. Jumal lusikka sööma, see on nagu sead. See on tõesti hea. Nagu suur tikker. See on see hinda väärt. 17 €. Tõesti on. Issam No ma räägin, see Dragon Fruit on mu lemmik alati. Kuidas ma saan seda siit? Lõpp hea. No on see. Nii, On see on hinda. ikka vits. Ta on kõrgkogune. Ma ei ole söönud seda. Hinda väärt. Ta on nagu, ta on palju magusam, kui ma olen seal Tais söönud. Oh my god. No see on küll hea. See on kõige parem nendest. Ega 1. juuni oleks nüüd ostmata jätta. No tead vähemalt. Viimane õhtusöök, magustoit. Ja iga päev sama. Pead kampot. Ma ei tea, miks ta vene keeles räägib liiga palju joomist. Kassi läks kinni.